Mina räägin loova või sina? Mütsiga või ilma? Oda. Palju teil sularaha kassas on? See oli audiitori esimene küsimus. Ja ega selles ju midagi meeldivat ei ole. Audiitorid riigi esindajatena tulevad sulle sinu oma raha eest kosja. See maksab mingi 3000-4000 eurot. Tulevad sinu juurde, võtavad su alasti ja panevad näppu. Audiitorid tulevad sinu juurde ja vaatavad kriitilise pilguga sinu ettevõtte sisse. See oli päris hea, on ju. Ja tõsi see ju on, et enamus Eesti väikeettevõtetes on kassajääk 5 või 6 kohaline. Ja paraku peab ka nentima, et enamus sellest rahast on juba kulutatud laste koolitamisse, reisidesse, Toyota hoorattasse ja muusse eluks vajalikku selmet, et kasutamaks seda finantsstabiilsuse pidamiseks selle konkreetse ettevõtte puhul. Ma kasutasin sõna selmet, kuulsida. Meil on olnud aegade algusest üks ja sama raamatupidaja, range, kuri, ilma absoluutselt kujutlusvõimeta ja loovuseta, mille üle me täna ilmselt võime siis olla tänulikud, sellest ega meil siin mingit erilist prohmakat oodata ei ole. Ja kui ma audiitori käest küsisin, et kuidas see peaks siis võrdne olema, et mingi ettevõtja teeb 2, 4 ja 7 ettevõtet ja hoidub sellest auditeerimisest nagu katkust, ta ütles, et ei olegi võrdne. Tee ka. Aga me olime juba ennem EOS välja mõelnud selle, et me teeme selle auditeerimise läbi, saame puhtamaks, saame suuremaks ja võib-olla oleme siis suurtematele klientidele pisut seksikamad ja apetiitsemad. Kuigi me oleme olnud siin juba 20 aastat, siis me oleme ka siin järgmised 20 aastat ja on võimalik tulla kuhugi meelt avaldama, et ei ole mingisuguse ühe toote vahendajad.